Tai sabaki, kogu keha liikumised pööretega, mae sabaki, pool pööret ette, ushiro sabaki, pool pööret taha, mae mavari sabaki, täispööre ette, ushiro mavari sabaki, täispööre taha. Kogu keha pöördeid kasutatakse heitmise teise faasi tsukuri ajal, kui pööratakse heitesse sisse. Mae sabaki. Parema jalaga pool pööret ette ja vasaku jalaga. Ushiro sabaki. Vasaku jalaga pool pööret taha ja parema jalaga. Mae mavari sabaki. Parema jalaga täispööre ette. Ja vasaku jalaga. Ushiro mavari sabaki. Parema jalaga täispööre taha ja vasaku jalaga. Kummikata ehk siis tavahaare ja on olemas siis kaks varianti, aiotsu ja kenkajotsu. Aiotsu on siis näiteks parem haare parem haade vastu. Ehk siis temal on parem jalg ees ja minul on ka parem jalg ees. Ja nüüd teine on siis kenkajotsu. Kenkajotsu on siis parem haare vasaku vastu. Minul on parem külg ees ja vastasel on vasak külg ees. Aga mõlemad on siis kummikaatad tavahaarded, ehk siis üks käsi on varrukas, teine on reväärist. Tsukovitšime. Mõlema käega võtan reväärist kinni. Üks käsi välja. Üks käsi läheb vastasele kõri peale ja teise käega siit tõmban. Ryotachime. Võtan kahe käega reväärist kinni. Jalad lähevad vastasele siia vöö vastu, puusada vastu. Ja nüüd vastane tõuseb püsti ja mina keeran oma nukid sisse poole. Hakkan nukke sisse pöörama ja surun tal siit kõri kinni. Katat techime, vastane on selili maas. Mina lähen umbes tema jalga vahele. Mõlemad käed panen jalge vahelt ja tema jalgade alla. Lükkan need jalad ära ja ühe jala lükkan eest ära. Nüüd käega võtan kaugema revääri kinni ja siit käigistan. Teisele poole siis samamoodi. Käed sisse. Nii. Lükkan ühe jala ära. Võtan kaugema revääri kinni ja siit käigistan. Hisakotame. Mõlemad on siis sellises asendis. Nüüd see käsi, mis hoiab mul varrukast kinni, ma pean selle käe siit seest ringi tegema ümber tema käe. Et tema käsi jääks mulle siia kaela alla. Nüüd talla peal olev jalg lükkab vastase seda jalga, mis on tal põlve peal. Lükkan ja kukume siia niiviisi maha. Panen enda jala umbes vöö peale ja siit põlvega surun enda ja tema käe peale. Ja teisele poole samamoodi asendan siis selline, vahetan see käsi, mis hoiab varrukast, vahetan ja panen vastase käe sinna kaela alla. Nüüd seal, mis mul talla peal on, lükkan vastase põlve ära, nii et vastane kuks korruni maha. Ja siit enda jalaga, jala panen umbes siia vöö peale kuskile ja põlve ära surun. Ashikatame, näiteks tõmban vastase käpuli, lähen külje peale ja nüüd see jalg, mis on pea pool, selle jalaga võtan vastase käe kinni,
seome ära, olen tal siin nii-öelda puusaga või kõhuga peal ja siit teeb käe. Jalaga siis lükkan üles ja panen. Ja teisel pool samamoodi. Tõmban vastaselt käpuli. Lähen siia külje peale, võtan enda jalaga tema käe kinni. Olen siin peal ja siit paigutan. Uchimata Sukashi. Uchimata Sukashi puhul hakkab vastane tegema Uchimatat ja vastase rünnaku ajal on vaja eest ära astuda ja samal ajal kätega sooritada pööre, mille käigus pöörad vastase tema enda liikumist kasutades selili. Uchi Makikomi. Soto Makikomil panid käe vastase käe ülevalt ja hakkasid mässima, siis Uchi Makikomil paned käe vastase käe alt nagu Ipponse nages. Ipponse nages peab vastase käsi jääma muskli peale, seekord jääb käsi õla peale ja eesmärk on hakata vastast ümber enda mässima. Sasae-tsuri komi-ashi. Sasae-tsuri komi-ashi on jalaheide, kus on vaja vastasele panna takistus ette ja seejärel kogu keha koostööl peab ennast pöörama maksimaalselt vaatega selja taha, et vastast heita. Oo Soto Otoshi. Heide on väga sarnane Osoto kaarile. Ainukene erinevus seisneb selles, et Osoto Otoshi puhul jätad oma jala maha ja kukutad vastase. Osoto Kuruma. Järjekordne heide, mis on väga sarnane Osoto kaarile, aga seekord paned oma jala vastase kahe jala taha. Ashiguruma on tõlkes jalaratas. Heide on üsna sarnane Haraikoshile. Erinevus seisneb selles, et Haraikoshi on pigem puusaheide, kus kasutad heitmiseks jalaabi. Ashiguruma puhul ei kasutata puusa abi heitmiseks ja puus jääb vastasest kaugemale. Ashiguruma ajal paned jala umbes vastase põlve kõrgusele ja pöörad vastase üle oma jala ehk jalaratas. Oguruma. Oguruma on üpriski sama heide, mis Ashiguruma, aga nüüd on vaja jalg panna põlvest tunduvalt kõrgemale. Heidet on mugav sooritada ristsammuga sisse minnes. Uki Otoshi. Uki Otoshi on Nage no kata ehk musta vöö eksami esimene heide. Heite sooritamisel lähed ühe põlve peale ja kätega lööd selja taha alla, et vastast visata. Eksami ajal pead ühe käega lõpuni kinni hoidma ja teine käsi läheb põlve peale. Pilk peab jääma otse. Tsubame Gaeshi. Tsubame Gaeshi on vastuheide, kus vastane hakkab sinu jalga pühkima. Vastane ründab Deashi Haraiga ja sina võtad oma jala eest ning ründad vastast sama heitega. Heide nõuab väga head reageerimise kiirust. Kouchi Gaeshi.
Go-Uchigaeshi puhul ründab vastane Go-Uchigaariga ja sinu ülesanne on oma jalg eest ära astuda ja kätega vastane tema enda liikumise suunda kasutades maha pöörata. Go-Uchigaeshi on siis Go-Uchigaari vasturünnak. Harai-Goshi-Gaeshi, Uchimata-Gaeshi ja Hane-Goshi-Gaeshi. Kõik 3 heidet on sarnased, erinevus seisneb ainult vastase tegevuses. Harai-Goshi-Gaeshi ajal teeb vastane Harai-Goshit ja sina lööd vastase tugijala alt. Uchimata-Gaeshi ajal teeb vastane Uchimatat ja sina lööd vastase tugijala alt. Hane-Goshi-Gaeshi ajal teeb vastane Hane-Goshit ja sina lööd vastase tugijala alt. Kata-Kuruma, õlaratas. Üks käsi võtab võimalikult vastase kaenla alt ja teine käsi võtab varruka otsast. Sukeldud peaga vastase selle käe alla, kust võtsid kaenla alt ja samal ajal hakkad istuma maha tõkkejooksu asendisse. Teine käsi tuleb ka sinu enda pea juurde ja sealt hakkad vastast heitma diagonaalis taha. O-Soto Makikomi. Hakkad tegema O-Soto kaarit ja sealt lähed üle Soto Makikomisse. Uchimata Makikomi. Alustad heitmist Uchimataga ja lähed sealt üle Soto Makikomisse. Harai Makikomi. Alustad heitmist Harai-Goshiga ja lähed sealt üle Soto Makikomisse. Yoko-Kuruma. Heide on väga sarnane Uranagele, aga seekord on vaja minna pöördega vastase ette ja sealt tugeva plahvatusega puusadega vastast lüüa. Tegemist on Yoko-Sutemi vasaga ehk ohverdusheide külje peale, sest heite ajal puudutab heitja külg maad. Vasturünnakuna ei tohi külg maad puudutada, sest siis on hinne vastasele.